iseenesest tegelen igapäevaselt sellise asjaga nagu Eesti interneti kogukond. Kunagi kevadel veebruaris me korraldasime aknavastased protestid ja üldiselt oleme tegelenud domeenireformiga, andmekaitse institutsiooniga rääkinud erinevate Euroopa Liidu direktiivide osas ja seda kõike teeme me tegelikult vabast ajast. Et see on täpselt nii palju, kui meil parasjagu motivatsiooni peale kõik võimalikke muid kohustusi jääb. Et see on siis see, mida ma teen. Lisaks sellele nüüd sellest esmaspäevast saadik me teeme Silver Makeriga koos, või vähemalt meil on selline projekt, et Euroopa Liidu kodanikualgatus on selline huvitav asi, mis sai Lissaboni leppega nagu kokku lepitud. Ja selle mõtteks on siis see, et 1 miljoni allkirja kogumisel üle Euroopa, mitte päris sükselt avaasilikult, aga identifitseeritavate Euroopa kodanikega, on võimalik survestada komisjoni tegema muudatusi. Ja kuna me leidsime, et netineutraalsus ja mõningad muud sellised asjad on suhteliselt vähe parasjagu Euroopas kaitstud, siis selle algatuseks me siis parasjagu räägimegi läbi tsiviilkaitse igasuguste organisatsioonidega üle Euroopa, kes võiksid aidata nagu sinna jõuda. Anyway, aga tänasest asjast siis. ACTA. See sai alguse tegelikult 2006. aastal. Jaapan ja USA alustasid neid läbirääkimisi ja siis 2008. aastal liitusid kõik ülejäänud. Et Euroopa Liit ja suur hulk Mehhiko, Austraaliad ja teised riigid. Tükk aega oli kõik see suhteliselt salajane. See, mida nad tegid, see ei jõudnud väga kuhugi ja see kõik hakkas muutuma ja üldse nagu tekkis huvi avalikkusel selle vastu, mis on ACTA ja miks me peaks selle vastu üldse huvi tundma. Tekkis sellega, et Wikileaksi läks üles nende esialgne draft. Ja see tekitas sellise kisakoori, et 75 USA õiguse professorit saatsid Obamale kirja, siis kui ta presidendiks oli saanud ja esitasid seal erinevaid vaatepunkte sellest, et miks need punktid, mis ACTA-s sel hetkel olid nagu negatiivsed. 2010 sai see kogu lepingu tekst iseenesest avalikuks ja siis tekkis nagu suurem vastuolu, sest selleks hetkeks oli põhimõtteliselt siis närvi aetud lisaks nendele üksikutele esmaavastajatele ka suurem osa sükest nagu parlamendi erinevaid organisatsioone ja teisi, kellele antud läbirääkimised olid astunud kanna peale. Et parlamendi probleem seisnes selles siis, et kuigi nende erikomisjonid üksikud liikmed olid ACTA läbirääkimistel osalenud, siis kogu parlamendile seda teksti ei näidatud. Öeldi, et ei tohi. Aga samal ajal näidati seda Google'ile ja Verizonile ja Sonyle ja mõningatele teistele korporatsioonidele. Meile kuidagi nagu tundus, et see ei ole päris see, mida komisjon sellist suhtumist komisjon parlamendi suhtes võiks pigem mitte näidata. Aga tegelikult see probleem on märksa süksem varasem, et see kogu probleemide pundar, mille üle nad vaidlevad, sai alguse, subjektiivselt minu mõttes sai alguse 98. aastal. Et siis tuli USA's DMCA, Digital Millennium Copyright Act, mis lubas siis nii DRM-i kui Take Time Notice'i kui nagu muutis kogu seda interneti struktuuri või seda, kuidas nagu üldse copyrighti internetis käsitletakse. Ja see, et sel hetkel olid olemas ka suur hulk alternatiivseid lahendusi, hiljem, mis ära keelatakse, nagu Napster ja Kazaa ja kõige muud, Kazaa oli midagi hiljem, aga põhimõtteliselt sellise nagu alternatiivse struktuuri osas, oligi tegelikult ka minu hinnangul see põhjus, miks me siin veebruaris üldse täna selle tuli. Kui oleks jutt käinud ainult nagu võimalikest siis firmade vahel toimuvatest muutustest, et kes kuidas peaks nagu reageerima mingile legaalsele kirjale või midagi, siis tegelikult ma arvan, et see kõik oleks läbi läinud. Aga see fakt, et põhimõtteliselt hõlmati sellega ka copyright ja see, mida üldse nagu tohib üks kasutaja teha enda arvutis ja seda kriminaliseerida või mitte kriminaliseerida,
see oli minu arvates nagu see nagu main point, miks üldse kõik need asjad toimisid. Aga lisaks sellele DMCA-le oli Euroopa Liidu õiguses siis 2001. aastal oli copyright direktiiv, mis põhimõtteliselt USA-s DMCA ütles, et teatud tingimustel on õigus murda DRM-i, juhul kui mida sa teed, mille nimel sa seda teed, on põhimõtteliselt legaalne, et kui sul on näiteks sinu enda DVD või mingi muu asi, siis koopiad sellest tohid endale teha. Siis Euroopas seda tegelikult öeldi, et ei tohi üldse. Ja sel hetkel see läks nagu radari alt läbi, et pisut küll vaieldi, aga nagu siiski enamjaolt nagu selliseid suuri asju ei tulnud. Nüüd see, milleks ACTA vastased, see ACTA pooldajad sellega seoses nagu välja tulid, et et põhimõtteliselt enamik Euroopa seaduses ei muuda, mingites punktides on neil selles osas isegi õigus, aga see nagu arusaamine, et need muutused, mis tegelikult tehti ära siis Euroopas 2001. ja 2004. ja nii-öelda kohtupraktika käes vahepeal, et need tegelikult seostati ära ACTA-ga ja seostati ära sellega, et neid tulevikus ei saaks enam muuta tagasi. See oli minu arvates see point, miks me siin räägime sellest esimesest lahingust nii-öelda kodanikuõiguste pärast. Ja see vaidlus on, eks igaühel on oma selline nii-öelda kala seal kitkuda, et kuna parlament tunneb, et teda on suhteliselt palju nagu kõrvale jäetud Euroopa Liidu parlament, nii nendest erinevatest välislepingute arutamistest kui üldse nagu sellisest seadusandlikkusest initsiatiivist, siis üks nende probleemideks oli ACTA puhul ka seesama, et nad tundsid, et komisjon tahab välislepinguga ära teha asju, mille üle nemad olid arutanud ja mis peaks olema nagu nende õiguspädevuses. Ja teatud tingimustel on neil isegi nagu õigus, et sellised punktid, mis käsitlesid parlamendis olevaid asju, olid ACTA-s sees ja need hiljem nagu nii-öelda hägustati või eemaldati, aga siis esimeste nende draftidega need, mis välja tulid ja mille pärast üldse selline vastuseis tekkis, seal oli nagu see probleem olemas. Mis iseenesest veel on nagu selliseks, ma ei tea, murekoht on vale sõna, aga mida pidevalt nagu tõstetakse, on selline Euroopa Liidu kaitsmine, et tuleviku ühiskonna majandusmudel, et see, kuidas me parasjagu kaitseme enda intellektuaalset omandit, et kui me seda suudaksime tugevamalt kaitsta ja kui ACTA sellega hakkama saaks, siis oleks nende mõttes nagu õigustus. Samal ajal, kui Põhja-Korea on võimetu, täiesti kõrvale põigeldes, kui Põhja-Korea on võimetu enda kodanikke takistamast Lõuna-Korea muusikat kuulata, siis tagasihoidlikul hinnangul ei ole tegelikult keegi teine võimeline seda ka. Et kui sunnitöölaagrid ja mahalaskmine ei takista nagu selle info levikut, siis ükskõik, mida me võime siin rääkida nagu nii-öelda copyrighti murdmisel või copyrighti ka mitte sellisel määral arvestamisel, mida suurkorporatsioonid tahaksid, sel hetkel, kui keegi su sõber saadab sulle mingi laulu või mingi pildi või sa kasutad Ansipi pilti niimoodi, et fotograaf ei ole sellega nõus, sa ei mõtle väga selle peale. Enamik inimesi, kes seda nagu tavainimese tasemel teeksid, kes teevad seda mitte kasumlikuma eesmärgil, sellest, et selle eest on nõus ette nähtud karistused. Või et kohati need karistused võivad minna isegi kriminaalseks. Jaapanis näiteks on nüüdseks isegi, nad võtsid seaduse vastu, see oktoobris nüüd läheb jõustub, et isegi allalaadimine on kriminaliseeritud. Kui sa tead, et midagi on illegaalne, siis kui sa selle alla laed, saab sind karistada selle eest. Ja mitte teadmisel on endiselt olemas ka karistused, mitte küll kriminaalsed, aga siiski nagu karistused. Et see on nagu selle kogu asja teine äärmus. Ja seda sama teist äärmust nii-öelda laiema ohu mõttes esindabki parasjagu teine selline nii-öelda kaubanduslepe, mida arutatakse, on Trans-Pacific Partnership. Et kui need asjad, mis lõppkokkuvõttes ACTA-st võeti välja või need alumised footnote'id, mis võeti välja, mis olid nagu kõige nagu otseselt, see Hadopi näiteks three strike law, et see, et kui keegi teeb
laeb alla mingeid illegaalseid või nii-öelda copyrighti murdvaid teoseid, siis on õigus sealt ära võtta internetiühendus. Kui see tundus eurooplastele osaliselt liiga karm, osades riikides on see olemas, Prantsusmaal näiteks, siis tulevikus TPP puhul, juhul kui see on siis nii-öelda Vaikse ookeani riikides vastu võetakse ja seda laiendama hakatakse, siis see tundub veel nagu vägagi sükse lihtsa ja kergesena. Ja see ei ole üldse siin nagu selline, ma ei taha seista siin ja rääkida sellest, kuidas kõik on hullult halb, aga see minu arvates võtab selle kogu temaatika kõige paremini kokku juba üle 100 vanune Pareto lause, et kui on 1000 inimest, kes kaotaksid $1 ja on üks inimene, kes võidaks selle läbi $1000, siis need 1000 inimest ei võitle väga palju selle nimel, nad ei tule kokku, et seda kaotust takistada, aga see üks inimene, kellel on võimalus võita see $1000, seda kindlasti teeb. Et minu arvates on siin kogu selle asja võlu ja valu, et kuigi nad tegelikult teavad ise ka, et see majandusmudel, mida parasjagu püütakse seaduse jõuga kaitsta, on nii-öelda hävimas, ei ole päris see, mida on vaja, siis sellise ratsionaalse tegevuse nimel nad on sunnitud seda ikkagi tegema. See ei ole mingi kurjus või ei ole mingid minimiilikud tegelased, kes käsi kokku hõõruks ja ütleks, et tahaks $100 miljardit, aga lihtsalt niisugune puhas ratsionaalne käitumine nende poolt. Miks ma räägin nendest ja kes nemad oleks, ma mõtlen siin parasjagu põhiliselt just Ameerika suuri sisutootjaid ja neid edendavaid mittetulundusühinguid. Et siis RIA ja MIA põhiliselt, MPA. Ja kuidas nad üldse kõik nii võimsaks selles osas said, ongi teataval määral tuleneb ajaloost. Et kui raadio kunagi sai alguse ja oli vaba, selline samasugune interneti sarnane struktuur nagu praegu, kus sul ei olnud vaja selle jaoks, et sa edastaksid midagi, ühtegi luba ja seetõttu oli enamik raadiosaadetest oli täis informatiivseid või religioosseid või hariduslikke eesmärke, siis peale Titanicu uppumist ja sellest tulenevat nagu sellist arusaamist, et see, et kui igaüks saab nii-öelda raadiosse saata, siis see ei tähenda, et absoluutselt keegi ka seda kunagi kuulaks ja seetõttu võid inimesed hukkuda. Titanicust möödus siis 20 kilomeetri kauguselt laev, mis oleks võinud seda kuulata, aga kuna ei olnud kokku lepitud nii-öelda SOS signaali või sellist nagu sagedust, millel seda järgida, siis ta sel hetkel seda ei teinud ja sõitis edasi. Et peale seda USA valitsus otsustas, et nii-öelda raadiolaineid tuleb käsitleda kui omand ja jagada välja vastavalt sellele, kuidas nemad arvavad, et kellele seda oleks ka tegu. Ja selle väljajagamise käigus nad eelistasid ühtlasi ka firmasi, mis neil endile andsid valimiskampaaniate käigus eetriaega. Et toimib sümbiootiline suhe ja nii tekkisid ka esimesed reklaamid. Enne seda põhimõtteliselt ei eksisteerinudki sellist asja nagu raadioreklaam. Et väga sellises marginaalses koguses enamikel raadiosaadetel ei tulnud seda üldse ette. Ja kui me läheme siit nagu ajas edasi, siis sarnaseid võitlusi on tegelikult ka eelnevalt läbitud. Kui me siin tõime näited sellest, et meie vanematel või vanavanematel oli põhimõtteliselt õigus nii-öelda 80-ndatel ja varemalt võtta mingine kassett ja lindistada enda tarbeks ja see ei olnud kuritegu, siis praeguseks on see mingites riikides juba kuritegu, kus sa nii-öelda lindistad raadiost enese tarbeks. Et kogu see struktuur, kus copyright väga pikalt, sajandite jooksul ja siis viimased 1928. aastast vist sellest saadik on see hakanud nii-öelda nõrgenema, et kogu copyright oli alguses ainult nende inimeste mure, kes said sellest raha, kes said nagu kasumit sellest, et sa siis trükkisid mingit teost ja teenisid selle pealt. Ja siis sul oli nagu kohustus järgida üldse copyrighti seadusi. Ja hiljem lisandusid sellele veel nagu derivatiivsed teod, et kui sa tõlkisid kellegi raamatu ja tegid sellest näidendi, siis sa põhimõtteliselt pidid ka nagu, kuna sa teenisid selle pealt raha, siis sa olid sunnitud nende seadustega arvestada. Tükk aega olid
kõik inimesed, kes tegid seda privaatsel, mitte kasumlikul eesmärgil, kogu selle seaduste kontra alt väljas. Ja mitte ainult isegi lihtsalt väljas, vaid need inimesed, kes omasid copyrighti, pidid pikalt selle nimel vaeva nägema, et neil copyright üldse oleks. Pidid esitama avalduse, et jah, ma tahan, et copyright oleks ja ma tahan seda pikendada. Algul oli 14 aastat, siis sai pikendada 14–28, aga osa valitsus tegi ühel hetkel otsuse, et see on liigne neid sundida selles osas, et copyright ei ole automaatne, mingid inimesed unustasid seda pikendada, jäid oma rahadest ilma kõik muu ja tegid selle automaatseks. Ehk siis ka meie e-mailid, mis me praegu välja saadame, käivad juba copyrighti alla ja kui keegi teid tsiteerib, siis see põhimõtteliselt rikub copyrighti. Te ei ole andnud oma nõusolekut selle jaoks, et seda oleks no, ma saan aru, et see on absurdine välja viik, aga kui te täiesti reaalselt tahaksite kohtusse minna, siis teil on õigus sellele kui enda intellektuaalsele omandile, ükskõik millisele foorumi postitusele, kui ei ole vastavalt teisiti määratud foorumi selle kasutajaleppe osas, seda käsitleda kui enda intellektuaalset omandit ja vastavalt siis et saadan ülemusi e-maili persse, ta kasutab seda minu vastu kui tõendina, siis ma kaeban ta tegelikult kohtusse, et ta rikub copyrighti. No, väga hea. Aga see ei tähenda, et seda, tal ei oleks õigust teid lahti lasta. Aga nagu lihtsalt ta ei tohi kasutada neid nagu avalikustada ilma teie nõusolekuta. Ei tohi panna seda posterile öelda, et vot härrasmees sellise kaelakeega ütles, et seda ja seda ja et see läheb senimaani läbi ainult puhtalt sellepärast, et suuremal osal avalikkusest ei ole tegelikult mitte mingit huvi selliseid enda intellektuaalseid omandeid kaitsta. Nad ei võida sellest midagi, nad ei kaota sellest midagi ja pigem Creative Commonsi ja muude arukate litsentside levikuga tekib võimalus, et isegi sellistel juhtudel, kus sa teed mingi loomingu, sa jätad võimaluse, et teised inimesed saaks seda kasutada. Teatud tingulistel ise saad määrata, et kas sa tahad, et ärikasutus oleks näiteks sellise litsentsi all, et sulle sellest makstakse või mitte. Ja seda saab nagu valikut saab enda jaoks nagu olulisemaks ja paremaks teha. Aga miks me sellest kõigest praegu siin räägime, on see, et me tükk aega arvasime, et igasuguse tehnoloogilise jura, mida seadusega ära likvideeritakse või püütakse likvideerida, saab tehnoloogiaga lahendada, et Napsteri asemel tulid mõne hetke pärast muud asjad, tulid torrentid, nüüd liigutakse edasi, siis ühel hetkel me tegelikult nagu jookseme umbe, et kui kõik see, millest me parasjagu räägime, eeldab, et inimestel on olemas arvutid, millega nad saavad kõike teha, mida nad ise tahavad, siis iPadide ja muude kas või näiteks Sony Xboxi või Sony PlayStationi või Xboxi või muude sarnaste poolarvutite levikuga, need vabadused on vaikselt vähenemas. Sony ei taha, et keegi kolmas firma kirjutaks neile mingeid mänge, mis ei läbi nagu nende kontrolli või ükskõik milliseid asju ja nad piiravad seda osa. Samamoodi Apple'iga. Kõik see, mida te saate alla laadida, on läbinud eelnevalt Apple'i kontrolli ja või Facebooki mõttes. Kui kõik see, mida tavaline kasutaja teeb internetis, piirdub sellega, et ta läheb Facebooki, siis Facebookil on väga tugev turupositsioon ütlemaks, et mida tohib teha ja mida mitte. Juba praegu nad iseenesest teevad seda. Pirate Bay lingid on näiteks Facebookis keelatud. Sa ei saa neid oma staatusse panna või kuhugi mujale, nad lihtsalt ütlevad, et see ei ole lubatud. Hoolimata sellest, et sa võiksid nagu tegelikult levitada läbi torrentitega legaalset contenti. Aga see, kogu selle mõte tegelikult ongi selles, et juhul, kui sul on olemas ainult asi, millega sa saad tarbida ja mitte enam niivõrd väga luua või vähemalt mitte luua enam sellisel viisil, nagu sa seda eelnevalt tegid, siis kõik see tehnoloogiline nagu ärapõgenemine reaalsuse eest muutub märksa raskemaks. Ma ei väida, et kõigil oleks nagu väga hea, kui Lady Gaga mingit uut albumit downloadiks absoluutselt kõik mingid inimesed, kes üldse vähegi saavad, see on kultuurilises mõttes. Aga seal eksisteerib teatav oht, nagu, et need ideed, mis ennem said levida,
mõne aja pärast levivad kas vähesemal määral või siis nii-öelda omatakse kontrolli ainult selle üle, millised ideede levik on nagu sobilik. Ja kui me teisest otsast näite toome, siis selline kontroll nagu ideede levike osas on nähtav ka näiteks Wikileaksi puhul, mitte et ma isiklikult nende tegevust nagu heaks kiidaks, aga põhimõtteliselt peale seda, kui Wikileaks avalikustas Visa-kaartide ja Mastercardiga seotud, et kuidas neile näiteks ei saa annetada, Wikileaksile ei saa annetada läbi nende, aga samas saate annetada Ku Klux Klanile või mingitele neonatsidele Saksamaal, siis kogu see sama süsteem võttis Wikileaksi endast välja. Põhimõtteliselt ei olnud üle 3 aasta võimalust kuidagi kasutada enda krediitkaarti, et neile annetusi saata. Ja puhtalt sellepärast, et nii-öelda nad otsustasid, et seda info levitamisviisi ei ole neile nagu mugav ega nagu sobilik toetada. Anyway, ja millest ma tahtsin täna veel rääkida, oli see, et need samad ohud, millest me siin rääkisime enne TPP puhul, neid tuleb tegelikult pidevalt. Ameeriklastel on näiteks esindajate koja läbi selline seaduseelnõu nimega CISPA, mis kasutab 1-2 kõige kergemini nii-öelda seadusandjate poolt saadavat mehhanismi ja räägib küberjulgeolekust. Ütleb, et põhimõtteliselt kõik info, mis on USA valitsuse või mingite suvaliste eraorganisatsioonide arvates küberjulgeolekusse või riigi julgeolekusse puutub, siis valitsusel on õigus küsida ja neil organisatsioonidel on õigus anda infot. Ja siin sel hetkel ma räägin ka parasjagu Facebookist, räägin Gmailist ja põhimõtteliselt, mida nad tahavad, olekski see, et nad skänniks nii-öelda su meile või skänniks üldse su Skype'i mõttes näiteks su mingeid vestlusi ja kui sa räägid seal terrorismist ja neile tundub see ohtlik, siis nad edastavad seda. Ja sa ei saa neid kohtusse kaevata selle eest, sest limiidid on peale pandud, et see aegub 2 aasta pärast ja põhimõtteliselt sulle niikuinii ei anta teada, kui sinu infot on nii-öelda juba edastatud. Ma saan aru, et see on nagu mingis mõttes on selline nagu venitatud ja kauge lähenemine sellega. See on selline nagu death by 1000 cuts, et salami taktiks oli kommunistlikel guerilla inimestel oli selline tore meetod, et kui nad ei saanud otseselt valitsusarmee vastu võidelda, siis tegid üksikuid lõikeid. Ründasid mingit outposti või teist outposti ja mõne aja pärast saavutasid loodetavasti ülekaalu. Et see sama süke, kui sa ei saa nagu akta stiilis ühte paketti, mis kõiki neid asju, mida sa tahad muudaks korraga, siis teed jupphaaval, teed selle väikse jupi ja siis teed selle teise väikse jupi ja võtad neid pidevalt vastu ja lõppkokkuvõttes saavutad nagu sama asja. Et kui me võrdleme seda legaalset olukorda, mis oli meil 10 aastat tagasi praegusega, siis on olemas väga tugev ja tuntav muutus. Kas me räägime otseselt nagu copyrightidest, siis viimase 15 aasta jooksul, 98 nad pikendasid copyrighti 20 aasta võrra, Sonny Bono akt, mis oli ka 98, tahtis üldse algselt copyrighti lõpmatus -1 päev, kuna muidu oleks konstitutsiooniga vastu olla mindud. Reaalselt läks senatisse ja ütles Sonny Bono leski, et ma saan aru, et me ei saa nagu lõpmatuseni teha, aga et kui oleks võimalik, et siis me hea meelega teeks nagu lõpmatus -1 päev ja nii-öelda... Eetilist on ikkagi lõpmatus vastus. No, ma saan aru, aga see on, ma nii-öelda tsiteerin teda, see ei ole nagu isiklik idee. Ja selle mõte, miks nad seda teevad, ongi selles, et kui suurem osa loomingust on tegelikult kaotanud juba nagu mõningate aastate pärast. Raamatute puhul räägitakse tavaliselt 3-5 aastat peale, mida on see long tail on nagu niivõrd väike, et ühtegi nagu major sükket populaarsust nagu 95% raamatutest enam peale seda ei saavuta. Kõigepealt, kui need müüdakse esimese 35 aasta jooksul, peale seda tuleb midagi väga vähe. Siis on üksikuid teoseid, mis ei käi selle alla. Ja neid teoseid tasub pikendada ja Mickey Mouse'i tasub pikendada. Iga kord, kui tuleb jälle see aeg lähemale, et Mickey Mouse'i esimesed
esimesed filmid saaksid avalikkuse ette tulla ja neid saaks rahulikult tasuta remixida, siis iga kord peale seda nad jälle pikendavad seda. Ja see on läinud nagu isegi nii kaugele, et kohati tahetakse saada pikendusi nagu derivatiivsetele asjadele, et kui sa nii-öelda parasjagu Shakespeare'i teosed on nagu Shakespeare'i teosed on avalikult kättesaadavad, aga kui sa tahad teha mingi asja enda nime all, modifitseerid pisut, siis sa saad kohe selle sinu eluiga pluss 70 aastat. No, 70 aasta pärast ei ole suure tõenäosusega isegi sinu nii-öelda järeltulijaid seda neid royalteid kätte saamas, vaid enamasti müüakse need kõik ära korporatsioonidel ja siis neil vaikselt tiksub niimoodi. Üle 50% raamatutest on praegu orgteosed. Keegi ei tea, kellele kuulub copyright, aga need on endiselt copyrighti all. Sa ei tohi neid produtseerida. Google jooksis sellega just pange. Et kui neil oli need isegi copyrighti alt juba väljas olevad raamatud, siis nad tahtsid nagu edasi liikuda sellega, selle Google Open Booksiga ja võtta ka neid, millel ei ole enam nagu nii-öelda, keegi ei complaini selle pärast, kui sa midagi sisse skännid, siis neil põhimõtteliselt ei õnnestunud see. Kas piib on copyright? Ei ole, aga on erinevaid tõlkeid sellest. Selles, et oleme sellest, mida sa kasutad, suurem osa tõlkeid on vanad, aga kui sa teeksid praegu uue tõlke eesti keelde, siis see oleks copyright. Sinu pood. Järgmiseks sinu eluiga pluss 70 aastat. Ja taheti Euroopa Komisjoni 2004. aasta ettepanek oli pikendada 95 aastale, parlament sel hetkel oli 50, parlament läks vastu ja nõustusid 70 peale, mis on, varsti on meil siis lõpmatus -1 päev. Aga lisaks siis CISPA-le ja TPP-le, mis on veel nagu sellised nii-öelda olulised märksõnad, on see, et peale neid veebruarikuiseid proteste ja siis USA mõttes SOPA ja PIPA vastasid protestid juba eelmisel aastal detsembris ja novembris, siis hakkasid inimesed nagu mõtlema, et kuna sellist aeglast taktikat ei saa peatada, põhimõtteliselt parem või hiljem mingid asjad lähevad niikuinii läbi ja nii-öelda saavad õiguse need, kellel on nagu rohkem aega ja võimalust lihtsalt siin nagu surnuks rääkida. Kui sa oled mingine aktivist, siis sa ei saa käia 10 konverentsil, võib-olla esimesel jõuad minna või võib-olla saad isegi nii-öelda toetuse teisele minekuks, aga järgmised 8 on nende inimeste päralt, kes saavad selle eest raha. Siis tuldi välja erinevate ideedega. Üks nendest ideedest on internetivabadus. Nii Eestis nii-öelda Viigi näol kui ka Ameerikas nüüd praegu just täna tuli järjekordne asjandus välja. Põhimõtteliselt idee on selles, et tuleks kokku leppida mingid põhilised õigused, mis oleks olemas kodanikul ja mis ei oleks olukorrapõhised. Et kui praegu on enamik copyrighti seadustest räägib nagu seda viisi, kuidas sa suhestud materjaliga, kas sa teed midagi äriliselt, kas sa teed mitte äriliselt, siis põhimõtteliselt taheti kätte saada sellised õigusi, neid sisse kirjutada, mis oleks otseselt kodanikud. Kõige algul neid ei olnud vaja, sest kodaniku, kes tegeles mitte ärilise eesmärgiga, ta ei käinudki üldse copyrighti alla. Aga kuna ta nüüd on nii-öelda copyrighti alla toodud, siis nende õiguste nagu sisseviimine sinna tundub nagu inimestele mõistlik. Seal on erinevad projekte, osad on kongressmenid, osad on senaatorite poolt välja antud, osas Eestis. Me räägime siin sellest samast kodanikualgatusest, mida ma kõige alguses mainisin, et põhimõtteliselt tahetakse muuta teatavaid direktiive, need isegi ei ole väga palju, ja lisada sinna kodanikuõiguse osa sisse. Ja mida see aitaks? Juhul, kui see läbi läheks, siis kõik sellised kõige absurdsemad kohtuasjad, kus me kuuleme, et nii-öelda üksik ema mingi süüdistatakse ja mingi kahjutasudes, mis on mingid, ma ei tea, Ameerikas oli mingi 6 lapse ema, kes sai mingi $183,000 selle eest, et ta downloadis 11 mingit lugu ja läheb järjest edasi, maksimum damage'id ongi nagu $250,000 ühe loo eest. Siis, ja kusjuures Californias näiteks, kui sa varastad CD-plaadi, siis maksimumkaristus on $1,000. Nii et see kohati on lihtsalt hämmastav, millised nagu võrdlused saab teha. Aga isegi antud hetkel ei tahaks rääkida sellest nagu absurdsusest, vaid pigem sellest, et kuna see süsteem,
mis võrdsustab põhimõtteliselt nii seda inimest, kes teeb asja nii-öelda omabki Hiinas mingit tehast, kus toodetakse mingid miljonid plaate ja müüb neid kuhugi teistele inimestele, versus seda mingit üksikut mingit 13-aastast, kes kuskil midagi aastal läheb, kuna süsteem põhimõtteliselt võrdsustab nii WIPO kui teiste lepingute läbi, nad on sunnitud nendega liituma, kui nad WTO-sse tahavad saada. Siis just sellele vastukaaluks tahetaksegi tuua siis nii-öelda siis see kodanike õiguste osa sealt välja. Ja nagu praktilist lahendust senimaani tegelikult kellelgi veel ei ole. Et kõik asjad on sellises, isegi mitte munakoorumise faasis, vaid kuskil esimene pragu on võib-olla olemas. Et selle teine külg, miks sellega kõigega nii raske on põhiliselt selles, et neid lepinguid ei ole ka üks. Et Euroopa Liidu direktiivide mõttes on meil tegelikult endal peaaegu kõige lihtsam, sest kuigi direktiivi määruse vahe on selles, et määrus oleks kõigile kohalduv ja direktiiv on tegelikult siiski nagu valikuliselt vastuvõetav, siis tegelikult käsitleb direktiiviga suhteliselt nõustub enam-vähem nendega. Kui sa paned Brüsseli 30 000 kirjud mingit ametnikku ja versus mingi siis ühe mingit ministeeriumi vastav osakonna vastamisi, siis neil enamasti ei ole piisavalt palju nagu sellised argumendid, millega seda reaalselt ümber lükata. Nad ei võta alati kõik vastu, aga otsekohaldamise või nagu mõttes, et need osad, mis käitlevad nagu intellektuaalset omandit ja just copyrighti osas on suhteliselt nagu kergesti muudetavad. Või see on kergesti muudetavad ainult nagu Euroopa Liidu sees. Et me saame sinna sisse kirjutada, et oleks võimalik teha näiteks allalaadimine legaalseks. Üleslaadimisega on juba probleem ja siis me lähme WIPO mingite lepingutega vastu olla, aga allalaadimise mõttes me saame. Šveits näiteks on juba teinud. Nad ei ole küll Euroopa Liidu liige, aga nagu nad käituvad nende samade lepingute kohaselt. Ja miks see kõik oleks üldse vajalik, ongi pigem selles, et kui praegusel võttes, kui sul on endal lapsed või sul on mingid noored sugulased või mingid muud inimesed, keda sa tead ja kellest sa hoolid, kui nad võtavad mingine muusikateose ja panevad sinna video kõrvale, panevad selle YouTube'i, siis antud hetkel on õigus ja lisaks sellele, et sa rikud kellegi musikaalseid taassalvestusõigusi ja taasesitusõigusi ja autori õigusi, siis tuleviku mõttes, juhul kui sa ei tee seda mingi sellise eesmärgiga, millest sa ise kasu saad, sul ei ole seal Google AdSense'i või mingit muud asja, siis sa põhimõtteliselt saaksid sellisel asju võib-olla isegi teha, võib-olla. Ja sellised remixi mõtted, see on nüüd kõige äärmuslikum, aga sellest on nagu ka märksa nagu kergemaid variante, kus näiteks kui me räägime siin samas Eestis, siis Eestis jooksis just hiljuti peaaegu rappa Eesti filmi asutuse idee, kus taheti võtta kõik nõukogude ajal kodanike rahaga tehtud filmid ja panna neid üles interneti tasuta kõigile vaatamaks, kes oleks Eestis või nagu siis juhul kui tahetakse siis ka üle Euroopa, siis hoolimata sellest, et need olid riigi ja nii-öelda rahva rahaga tehtud, oli vahepeal tekkinud neile hulk copyrighti omanikke. Et 90-ndatel olid erinevad inimesed omastanud asju ja hoolimata sellest, et filmi tegijad olid kõik nõus sellega, et paneme hea, kõik asjad ülesse, siis äärepealt oleks kogu projekt läbi kukkunud. Nagu nad mingid filmid said ülesse, mingid filmidega nad loobusid ja siiamaani veel vaidlevad, aga põhimõtteliselt see näitab, kuivõrd absurdne on üldse kogu see idee sellest, ja me ei räägi siin parasjagu isegi sellest asjast, et kui sul on olemas filmid, mis on juba copyrighti alt välja tulnud ja neid remixid ja saad õigusi põhimõtteliselt praeguste seaduste järgi, siis hoolimata sellest, et USA valitsuse mõttes on just seal, nad lõid suure hulga mingeid õppefilme 50-ndatel igasuguste tuumasõja ja kõigi muud asjad ja siis neid on rõõmsalt kasutatud erinevate remixid, põhimõtteliselt nagu see Hitleri versioon sellest, kus Hitler karjub
oma hindajate peale ja siis paned igasugused teksti sinna alla. Siis sarnaseid asju tegelikult antud hetkel saab teha puhtalt sellepärast, et need firmad, kes omavad õigusi, on alla andnud. Seesama Hitleri film, nad ühel hetkel lihtsalt otsustasid, nad lihtsalt enam ei suuda kõigi YouTube'i videodega võidelda ja andsid alla. Ja nad leidsid, et nad ei kaota nagu sellest midagi. Mis on mingit mõttes nagu isegi hea, aga legaalselt võttes on neil ilmselt õigused alles. Kui ühel päeval, kui nad tahaksid, saaksid võtta kõik need tuhanded filmid või 10 000 kõik maha ja see on niisugune kultuuriline mitmekesisus, kelle jaoks võib-olla tähendab see kultuurilist mitmekesisus, kelle jaoks on lihtsalt nagu mingine müra, siis kõik see põhimõtteliselt kaoks. Ja selle lõppkontroll tegelikult läheks välja mingis mõttes sellise nagu sisu üle kontrolli saavutamisega, läheks välja enam-vähem sinna samu suunda, kus on kaabeltelevisioon. Et kui sul praegu on selline hästi siuke nagu üldsõnaline ja nagu sujuvalt üldistav järeldusega, aga põhimõtteliselt et suund on sinna poole. Et kui sa vaatad seda, kuidas netineutraalsuse üle on arutatud, kuidas juba praegu näiteks on Hispaanias ja Rootsis on Skype, Telia, Sonera, MT ja Elioni omanikfirma poolt keelatud. Sa ei tohi telefonis Skype enam omada, juhul kui sa ei võta spetsiaalset paketti, datapaketti, ja see ei ole nagu, on olnud kahtusvõrksi paketti neil, siis ühes, kus on internet, ja teises, kus on internet ja Skype, siis te näete seda osa, kus põhimõtteliselt sellised sisukontrolli meetodid lähevad päris maailmaga nagu vastuollu ja ei ole enam nagu vastuollu selliste fisikiste asjadega nagu Hitleri film, vaid asjaoludega, selliste asjaoludega, mida tavakasutaja enam ületada põhimõtteliselt ei saa või vähemalt ei oska. Teoreetiliselt on see küll võimalik, aga see ei ole enam niivõrd kerge, et vajuta siia lingile ja siis sa saad kõike seda, mida sa tahad. Ja netineutraalsus on üks nendest asjadest, mida kodanikualgatusega seoses saaks ka siis seadusse kirjutada. Et erinevad ISP-d peaksid jääma sellisel juhul lollideks torudeks ja ei saaks info osas siis seda takistada. Ja kui me räägime BitTorrentist, siis Inglismaal on parasjagu järjest ülenema see osa, et BitTorrenti ligipääsu võrkude ISP-de poolt reguleeritakse ja järjest kasvamas mahus. Need ei ole tegelikult sellised nagu kolmanda maailma riigid. Kas kui vaadata nagu laiemaid asju, siis mega-uploadi kohtu case, kus kohus lõpuks otsustas, et see läbiotsimisorder oli illegaalne ja nad ei oleks tohtinud tegelikult seda teha, siis see näitab nagu seda teist poolt sellest, kus nagu sisukontrolli üle püütakse taastada seda võimalust. Minu arust kogu selle diskussiooni, või nagu praegu ei ole veel diskussioon, aga sellise nagu arutelu, mis võiks järgselt tekkida, kõigi ilmekamaks metafooriks on Peeter Mõtskula poolt kunagi räägitud lugu sellest, kuidas tema näeb selle kogu süsteemi sellisena, et olid inimesed, kes tahtsid saada ülegi üle. Algul leiutasid seal ideid sellest, kuidas teha paatidega seda, kuidas ujuda, mõnemus leidsid silla ja siis ühel päeval tuli talv ja jõgi jäätus ära. Ma tõepoolest tunnen, et internet on selline jõe ära jäätumine. Ja me püüame korrasega nende paadimeeste ja sillaehitajate ärimudelit seadusega silmis nagu kaitsta. Selle jaoks, et Skype võtaks telekomilt ära nende raha ja selle jaoks, et nad ei jääks vaid selliseks elektriteenuse pakkujaks, vaid neil oleks võimalus ka edaspidi saada rohkem raha, siis tahetakse selles osas nagu midagi teha. Skype on üks asi. Kui me telekomidest veel räägime, siis detsembris on Emiraatides üle maailma ÜRO all on selline väike organisatsioon nagu maailma telekommunikatsioonifirmade union. Me suudame tõlkida seda. Ja nad tulevad kokku ja selle kokkusaamise mõte on see, et viimane kord nad said kokku 88. aastal. Ja eelnevalt nad reguleerisid seda, kuidas kasutatakse kõneside. Et kuidas
erinevad telekomid, kuidas sa räägid läbi nende ja kuidas see kõik liigub. Ja üks nendest huvitavatest ettepanekutest, mida nad lisaks interneti kontrollile on üles pannud, on see, et see, kes saadab infot, võiks ka selle eest maksta, juhul kui seda info saatmist on piisavalt suures koguses. Et telekomide puhul on mingi selline punkt neil kuskil olemas, nagu selle kõneside osas ja nad tahaksid, et võib-olla see tuleks ka interneti puhul arvesse. Ja teine punkt olekski siis selles, et kui praegu kontrollib interneti põhimõtteliselt USA ja suur hulk nagu kolmanda sektori NGO-si, ICANN, isokil.org ja mõningad teised, siis edaspidi nad tahaksid, üks nendest ettepanekutest on see, et kontroll võiks olla rahvusvaheline. Ja see tähendaks, et kontrolli osas saaksid oma arvamust avaldada ka Hiina ja Venemaa ja kui Iraan parasjagu ehitab endale eraldi interneti, siis põhimõtteliselt läbi selle ÜRO organisatsiooni oleks neil õigus ka päris interneti osas oma arvamust avaldada. Et selline huvitav kokkusaamine. Ja USA ärkas selles mõttes tegelikult suhteliselt hilja, et Venemaa ja Hiina olid teinud üsna palju lobitööd juba eelnevalt ja nad tegelikult ärkasid alles peale SOPAT ja RIPAT ja ACTA asja ja hakkasid nagu pisut ringi vaatama. Nii et selles osas ei ole üldse selle kokkusaamise mõte nagu väga selge parasjagu, et kes on nagu peal või. Aga ainus asi, mis meil nagu, mille osas meil nagu saab loota, on see, et ÜRO on niikuinii suhteliselt raskesti otsusele jõudev organisatsioon ja neil ei ole väga palju jõude oma tahte läbisurumiseks. Et isegi siis, kui nad peaksid saama kokkuleppele sellisel viisile, siis see viis, kuidas keegi võtaks reaalselt ICANN-ilt otsustusõiguse mingite top-level domeenide osas näiteks ära, seal ei ole päris selget legaalset viisi, kuidas seda nagu teha saaks. Et sellisel juhul peaks USA sellega põhimõtteliselt nagu nõus olema. Ja see on nagu ainus asi, mida ma näen, mis võiks nagu seda asja säästa. Aga ma olen just päris palju rääkinud ka ja see on mingis mõttes kohati läinud selliseks teemalt kõrvale kalduks, ma pigem parema meelega küsiks teid, mis on need asjad, mis teil nagu praegusest sellest jutust nagu meelde jäid või mis tekitasid neid momente, mille vastu teil võiks nagu rohkem huvi olla? Mul on selline küsimus, et sa kogu aeg räägid selles, et seda ACTA on halb või SOPA on halb, kas on midagi nagu head? No hea on see, et üldse nagu avalikkuse ette tuli. See on nagu, et kas või näiteks parlamendi võttes, parlamenti saades... Totaalse isiku võttes, et kui see ACTA võttes vastu nii, nagu praegu on, kas on midagi head, nagu minu jaoks või sinu jaoks? Jaa, sa saad kooperatiivide tüüga saada rikkaks üle päeva. No, kui see toimiks sellisel viisil, nagu nad loodavad, siis põhimõtteliselt seal annaks leida mingeid punkte, mis oleks nagu head. Aga selle praktiline osa ongi selles, et ma ei usu, et Hiina või India või Brasiilia või ükskõik milline nagu kolmanda maailma riik, kus reaalselt toimuvad igapäevased copyrighti tõsised rikkumised, kus inimesed saavad raha selle eest, seda kunagi vastu võtaks. Ja tänu sellele, et nad kunagi seda vastu ei võta, ja nad on öelnud seda, et nad ei võta vastu, ei ole sellest mingit kasu. No, põhimõtteliselt meil omavahel niikuinii on enamik seadusi, no, kohati on pisut nõrgemad, aga enam-vähem samas suunas. Ja selles mõttes nagu see ei muuda väga palju olukorda. Hästi vähekene ei muuda märksa raskema olukorra muutmise, aga nagu käimas olevat olukorda ei muuda nagu nii kardinaalselt. Aga tuleviku mõttes midagi head, no, midagi võib-olla annab leida. Ma ühtegi sellist punkti, mille üle mõnelik oleks, ei suuda sulle öelda. Kuidas Eestis see seis praegu on? Kas sa alla tõmmata võib muusikat, aga üles laadida ei või, eks? Üles laadida ei tohi. Allalaadimise puhul on tegu parasjagu väärteoga. Oleneb sellest, mida sa teed, või kui sa teadlikult downloadid mingeid asju, mis on nagu illegaalselt, siis on tegu nagu väärteoga. Kui sa suudad neile ära tõestada, et sa ei teadnud, et see on illegaalne,
siis võib-olla saaksin nagu süüst vähendada, aga legaalne selles mõttes see parasjagu ei ole. Aga see ei ole ka kriminaliseeritud. ACTA tegelikult loob võimaluse, et seda võidaks tulevikus nagu kriminaliseerida. Täna, millest ma ei jõudnud rääkida, oli see, et täna tegelikult arutatakse seda Euroopa Parlamendis. Täna. Ja homme, kui EPP ehk siis kõige suurem fraktsioon, kristlikud demokraadid ja mis see teine osa oli? No, sellised konservatiivid ei hääleta vastu sellele, siis homme nad hääletavad sellele. Võimalik, et nad lükkavad selle edasi. Et kui õnnestub piisavalt suur kogus inimesi kokku, kui saadikuid kokku soovib, siis neil on võimalus seda nagu edasi lükata, aga suure tõenäosusega siis, kui nad homme hääletavad ja suure tõenäosusega nad hääletavad homme vastu. Sellega muidugi kogu asi ei lõpe. Et komisjoni liikmed on juba öelnud, et hoolimata sellest, kuidas parlament reageerib, nad ikkagi lähevad sellega kohtusse ja kui kohus ütleb, et kõik on väga normaalne, siis nad püüavad teha midagi, mis täidaks neid samu eesmärke ja läheks läbi. Et päris ACTA-t ei saa tegelikult teha, sest Hollandi valitsus on juba praegu öelnud, et nad ei kavatse kunagi seda vastu võtta. Eesti valitsuse kindlameelsuses ma niivõrd kindel tegelikult ei oleks. Vahet iseenesest pidi Jaapanisse lendama ja kõige viimasel hetkel saadi sellele vahele ja öeldi, et väga tore oleks, kui te ei läheks sinna. Ja sellest üldse ka kõik see hämming, sest kui te mäletate seda, kuidas peaminister käitus, siis nende meelest oli tegu kõige õigem asjaga üldse. Ja see, et pearaportöör ütles, et tegemist on nagu väga halva asjaga, aga temale järgnenud, peale seda, kui oli protestiks tagasi astunud, inimene ütles, et ta pigem nagu soovitab selle vastu hääletusele, siis see ei tundnud meie peaministrile nagu, mitte, ta ei tundnud sellest väga palju arvavat. Aga mingid küsimusi laiemast maailmast, jah? Kui ma teen veebilehe ja panen sinna alla copyright, siis mingi dünaamilised aastad, kas sellest on mingi kasu? Põhimõtteliselt sul isegi enam vaja. Kunagi oli see nõue, et sa pidid näitama, et sul on copyright, aga praeguseks hetkeks tegelikult seda enam vahet ei ole. Meil on endiselt see traditsioon, et me paneme selle sinna, aga legaalselt võttes sul ei ole kohustus seda teha. Kui sa paned sinna Creative Commons, siis sellel on juba legaalne mõte, aga default settingud on copyright kõige karmimad. Jah? Kas sulle sellist asja ei hakka tunduma, et copyrightist rikutakse patendisüsteemi? Pisut, aga patentidega on selles mõttes nagu raskem, et Euroopa Liidus tegelikult on korra juba software nagu tarkvara patendid põhimõtteliselt ära keelatud. Et nad on seda iga aasta siin nagu mõelnud ja püüdnud ümber nihverdada, aga antud hetkel me tunneme, et nagu patentide mõttes on Euroopas pisut kindlam, kui vaatame näiteks, mis toimub nagu Ameerikas, kus nad rõõmsalt läksid üksteise vastu põhimõtteliselt sõtta, siis ma olen õnnelik, et meil seda õnneks veel ei ole. Aga meil ka ei ole niivõrd tugevaid sisu tootjaid firmasid, mis suudaks seadusandjat veenda. Kas on veel mõni küsimus? Kui hetkel ei ole, siis kõigepealt suur aitäh sisuka ülevaate eest ja siis kingiks sulle tänutäheks sellise mitte nii tiheda teksti.